siin te osalesite sektsioonis, kus räägiti siis rõhuasetus minu arusaamise järgi pidi olema siis see, et kuidas siis et rahvusvahelised lepingud, kus me osalised oleme, kuidas see nagu satub konflikti meie põhiseadusega, kui me vaatame seda julgeoleku aspekti. See oli vähemalt see, mis mina sellest sisu tutvustusest välja lugesin ja see, kus ma lootsin, et see vestlus ka läheb, et Euroopa Liit ja Eesti põhiseaduse konfliktikohad, sellest on palju räägitud, see on selline mitukümmend aastat vana teema, aga NATO köögipool ja põhiseadus, et kus need konfliktikohad on? Mina neid ei oskagi niiviisi välja tuua ja meie arutelus NATO küsimusi kindlasti tunnevadki paremini Merili Arjakas, Kalev Stoicescu ja muidugi Rainer Saks. Nii et minu roll selles arutelus oli pigem arutleda selle üle, et miks läheb katki sisepoliitika ja selle tulemusel rahvusvaheline koostöö ja NATO on ju üks väga oluline rahvusvahelise koostöö vorm. Nii et minule tundub, et jah, see, et riikides sees oleks õigusriiklus tagatud, et ei oleks niisuguseid ühiskondlikke protsesse, mis kergitavad polariseerumist ja sisemist viha ja tülliminekut, nagu ülemäärane poliitkorrektsus või ilma kohtuotsuseta inimeste süüdimõistmine ja tühistamine ja muu taoline, et see on oluline, see on see, mis me saame siseriiklikult ära teha. Ja siis, kui see enamikus liikmesriikides niiviisi õnnestub, siis on tõenäoline, et see rahvusvaheline koostöö ka jätkub ja minul oli ka oluline roll, mulle tundub selles, et rõhutada, et kunagine sentents, et nüüd väga vabalt eesti keeles seda esitades, et jurist hoiab 10 küünega normist kinni, mingu või maailm hukka. Et minu väide on see, et kui reegleid ei täideta, siis läheb küll maailm hukka. Aga reeglid muidugi peaks olema mõistlikud. Ka rahvusvahelise õiguse reeglid peaksid olema mõistlikud. Ja NATO juurde jõuame selles, et tänapäeval ka NATO piire ju rünnatakse hübriidmeetoditega, kust sa täpselt ei tea, kust see droon tuli või mis seal drooni peal on ja juba ta su õhuruumist läinud ongi. Ja mis veelgi hullem ja väga suure traagikaga seotud on, et põgenikke kasutavad hübriidrünnakud, kus rahvusvaheline õigus, ja siin ma nüüd olen kriitiline, ei ole suutnud ennetada olukorda, kus saab ette heita seda, et rahvusvahelist õigust ei täideta. Ja hübriidrünnakud ongi rajatud sellele, et kui rahvusvahelist õigust täidetaks, siis läheksid need riigid sisemiselt lõhki, mis omakorda tähendaks, et rahvusvaheline koostöö laguneks, mis omakorda tähendaks, et NATO saaks tagasilöögi. Eesti mõte on olla Eesti ja ka Eestilt ei saa nõuda seda, et meie oma inimeste elu ja edu hinnaga täidame rahvusvahelise õiguse reegleid, mis on ajale ammu ilma jalgu jäänud.